Fotograafia aluseks on valgus. Ja kõige ilusam valgus, mida pildistamiseks kasutada, on loomulik valgus. Aga loomuliku valguse häda on see, et teda ei saa juhtida. Kui ta paistab sealt suunast, kust meil vaja on kõik väga hea. Aga kui ta paistab teisest suunast, kus meil pildistamiseks teda vaja ei ole, siis ta rikub pildi ära. Fotografeerimisel saab selle vastu kasutada välklampe, aga ajast, mil peegelkaamerad teevad videot, on see loonud vajaduse uue lisatarviku järgi. Ja selleks on peegelkaamera peale käiv LED videovalgusti. Probleemiks on siin see, et taustale langev valgus on palju tugevam kui see, mis langeb minu näole. Ja mina tahan siin videos tähtis olla ja selgelt paista, aga ma olen hoopiski varjus. Mets pakub 3 erinevat videovalgustit. Nendes kõige väiksem valguses näen ma välja selline. Siin tõenäoliselt ei ole väga suur efekt. See lamp on üsna pisikene ja tema põhiline kasutusala oleks lähivõtted, mida saab samuti videona teha. Aga võimsama lambi valguses näeme välja selline. Selline ma näen välja keskmist mõõtu videovalgusti valguses. On olemas ka suurem variant, mille valguses ma näen välja selline. Selline on kõige võimsama metsvideovalgusti efekt sellistes valgusoludes ja see toob minu näo juba ilmselt päris hästi välja. Aga kui kõik 3 lampi korraga sisse lülitada, on tulemus selline. Nüüd paistavad minu peale kõik 3 metsilampi, väike, keskmine ja suur. Ma ei hakkagi midagi rohkem ütlema. Nii. Vaatame valgusteid endid natuke lähemalt. Siin minu käes on see kõige väiksem valgusti. Tal on 24 LED-lampi, on olemas kinnitused, kuhu saab panna spetsiaalse jalakese, millega ta siis kinnitub kaamera peale külgedel ja saab keermega panna ka siia poole. Ja sisse läheb tal 2 3A patareid ja siit nupust lülitub ta sisse. Ja ongi kogu muusika. Keskmisel videovalgustil on 48 lampi. Samamoodi on kinnitused 3 külje peal. Sisse läheb tal 4 3A patareid ja temal saab valgustugevust reguleerida selle ratta abil siin. Sujuvas vahemikus. Ja unustasin väikse lambi juures öelda, et kõikidele lampidega on kaasas lisaklaasid ja igal mõõdul on 2 klaasi. On tavaline hajutiklaas, mis hajutab tema valgust rohkem mööda ruumi laiali ja on oranž klaas, mis muudab tema valgus lähedasemaks päevavalguslampidele ja muudele sooja valgusega allikatele, sest LED-i enda valgus on suhteliselt külm ja need käivad siia siis mugavalt magnetiga peale. Suurimal metsuvalgustil on 72 LED-lampi ja samamoodi on tal olemas kinnitused 3 külje peal ja taga ratas, millest saab sujuvalt muuta tema võimsust. Temal läheb samamoodi sisse 4 patareid, aga seekord siis 2A mõõdus, mitte 3A mõõdus. Ja on olemas ka pesa, kuhu saab ühendada seinatoitest voolu, kui peaks niisugune võimalus olemas. See võimalus oli olemas ka keskmist mõõtu valgustil. Ja samamoodi saab siia peale panna neid hajutiklaasi ja kollakat klaasi. See, miks me näitasime enne, kuidas nad valgustavad kõik 3 tükki korraga, ei olnud mitte lihtsalt jõudemonstratsioon, vaid täiesti arvestatav funktsioon nende valgustite juures. Nimelt, kui on olemas kõige väiksem valgusti, siis saab teised valgustid ühendada nende külje peale. Ja neil on siin olemas ka klemmid, mis nad ka juhtimise poolest omavahel ühendavad. Väike valgusti siin keskel lülitub ikkagi sisse eraldi oma nupust. Aga äärmised, suured, kui ma ühe sisse lülitan ja samal ajal ka teise, siis ma saan neid mõlemaid reguleerida ühe valgusti võimsusrattast ja teine tuleb võrdselt järgi. Ehk ei ole vaja suuri valgusteid eraldi reguleerida. Sellised on metsu videovalgustid.
mida on vaja igal videograafil, sellepärast et ikka tekib olukordi, kus loomulik valgus ei tule sealt suunast, kus vaja ja on vaja lisada valgust sealt suunast, kus meil on vaja.